aastate kuulutusi ja kaulu ja siis on mina küll päris aimata, kuhu ma täna tulemus olen. Kui ma teid siin vaatan, teis on kevadet küllaga. Teis on kevadet ja audrust tuleval kevadet, kui ka kõigil teistel on seda kevadet kui inimestest, et suve kadedaks teete. Ja kui vahel öeldakse inimestele, et no kuule vaata ikka passi ka, siis mina teile ütlen, et küll vastu, kui ärge passi küll. Siis te kevaduse saasud, et elage südamerahus niimoodi edasi, veel mitu aastat. Ma ei tea, miks peab passi vaatama, tegelikult ma üldse ei tea, miks peaks sinna nii väga vaatama, et ei ole kõik põhjus seda teha, sest number võib nagu eksitada, ütleme niimoodi, eks ju, siis see hoog, mis teis on, see on tõeline kevad. Ja mis see kirikuõpetaja siis sellest kevadest niimoodi siis oskab rääkida? Kevadest on ju luunetatud nii palju ja ma tegelikult käsin südamel arvanda, et kõik teie, kel teil on põllulapid olemas ja kes te elate keset loodust. Teie kevade mõined on ilmselt palju ehedamad kui minu oma, kes ma küll jah selle Kristi nii väga kaugel, ju paarkümmend kilomeetrit edasi. Olen kirikuõpetajaks, ma siiski paraku elan Tallinnas ja seal on seda kevadet kohe nagu ekstra otsida, et seda tabada. Et see, kes ikka saab mullas olla ja hommikul oma koduaias välja astuda ja kuulata ja vaadata kõike seda, mis toimub kevadet, see on midagi tõelist. Et siis ma nagu selle koha pealt jällegi imetlen või parimais mõttes kadestan neid inimesi ja arvan, et mul ei ole siin ka midagi väga tarka lisada. Aga eks ma räägin siis teete see nii nõnda moodi, ütleme päris ausalt. Kui kirikuõpetajad oleb veel aastavõttul, kui on hiigelpikk töö, ma ei saa isegi öelda töönädal. Endra kohe mul üle vist 3 nädala homme esimene tööpäev, või puhkepäev, mis tulemas on. Ei ole tegelikult teenistust ja ma ei tea, mis on nagu töö 3 nädal, mis selja peale jääb. Et ma räägin teile lihtsalt oma muljeid ja mõtteid, killukesi siit ja sealt, mis on selle nädala jooksul kogunenud ja võib-olla mõned on väga tõsisemad ja mõned vähe helgemad, et nendest räägin teile, mõtlen nende üle kevade valgel. Aga see teine teema, mis seisab ka tegelikult teie kuulutuse peale, on Paastu-Maaria päev. Punane vein siin ja teie punased põsed ja see, et mehi vähe on, see on ka tegelikult täitsa õige. Meestega tihti üldse natukene huvitavaid asju selle Paastu-Maaria päevadel kõtsis. See oli see päev, kui naised said ennast tõesti tunda, nagu nemad on selle päeva kuninganna. Aga see on tegelikult selline väga eriline sügava tähendusega päev, lisaks sellele, et ta oli kapsalehtede kui kapsatuha ja mida kõike, eks. Ja see päev, nagu te teate, see 25. märts, kui tollal ei olnud see 25. märts, kalender tuli ju hiljem, aga sellega peetakse silmas seda päeva või tõestatakse seda päeva, kui Maaria, noor Vintsi Maaria sai ingli käest kuulutuse selle kohta, et ta toob varsti ilmale poja. Noor Niilu saab teada, et ta on lapseootele jäänud. Ja sellest Paastu-Maaria päevast siis täpselt 9 kuud edasi on jõuluõhtu. Meie oma Teres Paastu-Maaria hommikul siis leidsime seda, et ohoo, et ongi 9 kuu pärast on jõulud käes. Seda on märtsikuud päris huvitav niimoodi mõelda, selline tunne, et jõulud ju äisa olid ja suurpuhastuste käigus ikka tuleb mõni kuuseokaski veel kusagilt kapi tagant välja, eks. Aga nüüd võime täna öelda, et vähem kui 9 kuud on jäänud jõuludel. Kes tõesti jäi läinud nädalal lapseootele söödoob jõulude paiku lapse ilmale. Samas, eks ole, on meil laupäev, on me palmikuude püha. Nädala pärast on vaikne laupäev. Pühade laupäev, mille kohta rahvas on vanarahvas on öelnud, et siis muru ka ei kasva, nii vaikne on. Nii et täna on selles mõttes hea ja õige aeg siin silmani pidada. Sest järgmine laupäev on mõnes mõttes selline hinge kinni hoidmise päev, nii järelvaikus, selline vaikus ja järelvaikus. Ja õigeid need päevad on nii lähestikku. See on see päev, kui me mõtleme sellele, kui Maaria sai teada, et Jumal on talle tunkinud poja, kes on midagi suutunud tegema, kes on teinud inimkonnal midagi täiesti enneolematut looma, midagi nagu lootusetult mõranenud või lootusetult liigestest lahti olevat aega ja inimkonda täiesti uueks looma. See oli see, miks Maaria lapseootele jäi, see oli
Jumala poja tuleku tähendus ja siis on meie käes ristilöömise päev, suurreede varsti, kui seesama poeg, keda see ema ju ootama jäi oma südame all, inimeste poolt risti löödi, maeti ja siis 3. päeval ülestõusest. Ei ole inimest, kes suudaks lõpuni ära mõtestada, mida see tähendab. See on suur saladus mul jaoks ja ametigi mingi selline saladus, mille tahetakse ust paotada pühade tulles taas ja taas uuesti. Mis on see, mis toimus toona ja mida see täna meie jaoks tähendab. Ja see on ilus, et see on kevadine aeg. Selle ilus ütlemine on piiblis, mis mul selle nädalaga mitut punkti meelde on tulnud. Kui misuiva ei lande mullasse ja sure, siis ta ei kanna vilja. Ja kes te külvate ja aiatöid teete, varsti mõned kuvest kartulid mulla panete, teate ühesti seda, et seeme peab sellest ju surema selleks, et ta võiks vilja kanda. Et seegi on asi, millele meil oma elus mõtelda tasub, kui sageli on nõnda, et millestki peame loobuma, millest peame lahti laskma. Olgu kas või oma enda egost, oma enda ettekujutus, et kuidas teine inimene mu kõrval peaks olema või kuidas ta võiks olla, et mina võiks õnnelik olla või mida iganes muud. Peame paljust lahti laskma. Oma ettekujutustest sellest, millist rada meie lapsed peaksid käima, meie nägemuses, nii edasi. Väga paljust tuleb elus lahti lasta selleks, et tõelised viljad võiks kasvada. Armastus vajab väga palju seda, et me laseks lahti enda sees mingitest kinni kiilunud ettekujutustest või nõudmistest või ootustest. Armastus saab sinna tulida, kus me oleme suutnud iseenda sees olevast millestki väga jäigast lahti lasta, loobuda iseendast maha panna, lasta mis võivad mullasse langeda ja surra, et uus elu, uus lootus, andeks andmine, armastus saaks tärgata sellest. Seegi see, mis kevadel toimub. Aga nüüd ei jõuata seal kevadel, mis ju korraks nagu juba hakkas tulema ja siis nüüd uuesti ikka Eestimaa kombel ikka nüüd hoogu võtab. Mida kindlasti tehta, kui saate ja minagi püüan seda, minge nautige neid hetki. Et see on asi, mida ma olen üha enam ka aru saanud töötades vaimulikuna. Väga keeruliste olukordade keskel ja väga ilusate olukordade keskel, et see on ääretult mitmekülgne töö. Siinkohal ütlen, et ole, kui ma majja sisse astus, ma arvasin, ma peale Mari kedagi ei tunne ja selle peale karkasid mulle meie ristikoguduse tuttavad noored teismelised siin kaela, eks ole, hästi mitmekesine töö see on. Aga mis ma tahan öelda, on see, et nautige hetke, nautige. Püüdke haarata kinni sellest hetkest, mis on. Mitte see, et me ei peaks tulevikule mõtlema või mineviku mäletus, see on hoopis teine teema. Ma vaatan seda, et on täpselt kasulik mitte lasta ajal lihtsalt niimoodi voolata mööda, et päevad lähevad ja sul tundub mitte midagi ei ole. Väikesed hetked, ilusad hetked, see praegu siin see hetk, et midagi, et me õpiks võtma neid hetki nagu oma peopesa sisse või siin ja ohkame ja tänama nende eest ilusad ja imetlema hetki, mis on antud. Et nagu see peatu hetk praegu, seda tahame meelde, et see on ilus, see on hea. See on midagi imelist. Kuigi võib-olla peab mingi tavaline, ma võiks ta lasta minna ja ma täpsuski selle. See on praegu ilus hetk siin. Sa võtad selle kaasa ja lähed siis nende edasi. Ja sul tuleb veel ja veel, kui sa nende õppid märkama. Jälle noppima. Ja teavad, et muidugi sama moodi. Mu elus on tulnud väga kummalisi töökohti lisaks sellele hästi vahvale risti kogudusele. Ma ei tea, mis need töökohad minuga teevad. Ma püüan ennast kõrvalt vaadata oma abikaasale toetada. Ma ole ja jälgin siin lähema poole aasta jooksul. Vaata, kas ma vean vastu, kas ma küsin, kas ma vaata, mis muga toimub igaks juhuks, et äkki ma ise ei märka, kui ma läbi hakkan põlema või kui ma liiga murelikuks lähen või liiga tõsiseks lähen või vastupidi liiga tuimaks lähen. Ma töötan lastehaiglas hingehoidjana ja töötan hospiitsis surijate juures hingehoidjana. Siis ühel pool on need imepisikesed või peaaegu pisikesed, eks mõõdus 500 grammi kuni 16 aastat, ütleme nii, eks või. Ja teisel pool on siis hospiitsed, dementsed ja surijad ja hooldusnormaal. Selle ette ma käin ja siin on see kogu. Ja siis seal selles hospiitsis on hooldusravis üks imetore vana tädi. Tal ei ole omakseid. Õieti polegi, jah. Ja ta lamab haiglas, tänu jumalale, et ta sellise koha sai. See on nagu nii suur õnnistus. Ta lamab haiglas voodil kohe vahetult akna all. Ta ei saa liikuda, tõstetakse päeval natukeseks